No nii, eile chillisime siis Batongis. Jõudsime koju, ma ei teagi, mis kell 3-st. 3-st. Ei viitsinudki õhtul vlogida, ausalt öeldes. Jah. Aga käisin massaažis, kuidas sul meeldis? See oli väga imelik kogemus. Nagu väga-väga imelik. Ma ei tahtnud sinna üldse minna. Aga Silver ütles, et peab minema, kell oli siis juba 1 läbi. Sa ei tahtnud selle pärast sinna minna, et sa olid noored naised? Seal olid mingid noored tibinalistused. Tavaliselt, kui me Patriciga massaažis käime, siis ta valib siukse salongi välja, kus oleks võimalikult vanad ja koledad naised. Ei ole nii, lihtsalt nad teevad niimoodi. Üks oli vist mees ükskord üldsegi, see, kes mulle tegi. No jaa, aga ühesõnaga me läksime kell 1 sinna ja see oli juba imelik, et see oli nii kaua lahti. Kahtlane koht oli, jah. Need salongid pannakse tavaliselt mingi 11 kinni ja see oli seal ainukesena lahti. Ja siis seal olid need matid maas, mitte ei olnud nagu päris massaažilauad, nagu on tavaliselt olnud. Toad põhimõtteliselt, väiksed. Ai. Tundusid küll siuksed, ma ei tea, nagu Mehhiko mingid räitikud olid lihtsalt, või need kardinad olid nagu ette. Su pea ei ole kaadris. Ühesõnaga, see oli natuke kahtlane ja siis ta hakkas massaaži tegema, et ta tegi mega nagu... No ta ei teinud põhjalikult, ta lihtsalt tegi nagu ühte jalga natuke, teist jalga natukene siita ja ma ei jäänud isegi magama. Tavaliselt ma jään. Ja siis ta toppis seda aloe veerat mulle nagu igale poole. Ja see oli mega külm ja siis seal oli veel puhur ka, mis tegi selle toa veel külmemaks ja siis ma mingi värisesin seal lihtsalt. Ja siis ta küsis, kas ma olen haige. Ja siis ma ütlesin, et ei ole, onju. Ja siis ta pani mulle 3 korda oma küünte, suurte nagu šukest, nii pikad küüned. Ta pani mulle nendega reaalselt näkku. Ja siis toime koos. Ma kuulsin, et te mängisite seal kõrval. Sorry. Ja siis järsku nagu tavaliselt nad jätavad rätiku nagu peale, et nad teevad ainult jalgu, selga, käsi. Ja siis ta võtab mul rätiku ära ja lihtsalt hakkab mul täiega mingi tissa mudima. Nagu reaalselt mingi 10 minutit. Ja nii ei ole mul kunagi tehtud. Ma ise olin suht pettunud tegelikult, sest mul ei tehtud mitte midagi, ei muditi tisse ega midagi muud. Kõik jäeti mudimata. No ta pani mul reaalselt nagu käsi sinna, kuhu ei oleks tohtinud panna. Ja siis lõpuks ta tegi, no peamassaaži tegi, mida tavaliselt ei tehta. Ja näkku pani ka aloe veerat, mida tavaliselt ei tehta, see oli nagu huvitav. Siis ta lõpuks hakkas mind täiega nagu kangutama, niimoodi mu käisi krõksud lihtsalt räigelt läbi ja mul oli nii valus. Ja ma ootasin, et saaks juba ära minna. No mul oli üldiselt suht tavaline, mitte midagi erilist ega siukest. Mul oli noor tüdruk, sul oli mingi vanem naine. No ma ei vaatanud, hoidsin silmad kinni. Aga ma mõtlesin, et juhtub midagi märkimisväärset siis, kui mu massaaž hakkas läbi saama. Sina olid vist kõrvalt läinud ja siis sinu massöör tuli minu sinna tuppa. Siis mul oli 2 naist oli seal samas toas. Siis ma nagu korraks arvasin, et nüüd võib midagi juhtuda. Aga samas ei juhtunud nagu mitte midagi. Joppas full. Joppas jah. Tais oleme kokku 3 nädalat. 2 nädalat oleme siis Phuketil. Mis koht see oli, Kamala või? Kamalas ja siis nädala oleme Koh Samuil. Lähme lennukiga sinna. Me võtsime just piletid mingi üleeile alles ära, kuigi hotell oli meil ammu bronnitud. Jaa. Aga saime vähemalt lennupiletiga, sest et selle laevaga läheb mingi 8 tundi ja ma olen merehaige. Nii et sellega pigem mitte. Ja mis me siis täna teeme? Ma ei tea. Me läheme sõitsma kuskil. Aga ma ei tea kuhu. Valisime mingid TikTokist mingid kohad välja, kuhu võiks minna. Nüüd läks ilm ka ilusaks, et nüüd võiks sinna isegi minna. Ja tegelikult ma mõtlen, et isegi kui rääkida Tai liiklusest, sest vaata, meil on võimalus olnud autoga liigelda. Et see on hoopis midagi muud. Tipptunni alla Tai liikluses, see on täiesti crazy, see on täiesti next level kogemus. Kuidas nagu mitte midagi ei toimi seal süsteemis, aga samas kõik justkui toimib. Me sõitsime mingi 10 kilomeetrit reaalselt nagu... 56 minti või? No jah, väga pikalt ühesõnaga. Üliväiksed vahemaad, aga sõidad nagu tund aega vähemalt. Ja sa näed nagu igast tegelasi, seal on mingi ema, kellel on rolleri peal mitu last või mingi isa, kes viib, ma ei tea, tütart kooli ja tütar on taga telefonis või... Tavaliselt on vanematel kiiver, aga lapsel ei ole. Jaa. Ja noh, seal on täitsa imikud on ka alles, kes lipuvad emal kaelas ja sõidetakse kuhugi. Suht crazy. No nii, me jõudsime siis täna siuksesse huvitavasse kohta nagu Cafe Phuket Viewpoint. Ja on topsidel ka ilusti kirjas, siin on kõik roosa,
mulle väga meeldib, sulle ka või? See on täitsa mõnus koht, jah. Leidsin TikTokist selle koha, topsid ka kõik disainitud niimoodi nagu on Instagramis. Ja minu arust terve Tai on veits disainitud niimoodi, et justkui kõik tundub nii odav, mida ka tegelikult on, aga igal pool on nagu nii lahe, et siis tahaks igal pool raha raisata, et lõppkokkuvõttes tegelikult sul ei lähegi nagu nii vähe raha. Ja kõik, vaata, kurss on ka teine, et 1 euro on vist 36 kohalikku või 37. Midagi sellist. Et ainult loobid igale poole, mingid sotid. Ja kokkuvõttes on üli suur summa. Nagu asjad ei maksa palju, aga läheb palju raha. Nagu läheb palju raha. Et no läheb, et Tai inimesed oskavad kindlasti äri teha. Võib-olla on mingid suuremad tüübid, kes on businessist püsti pannud ja Tai inimesed lihtsalt tööle võtnud. Aga see on hea, et siia, vaata, ma mõtlesin alguses, et võib-olla kui sa siia kohta tuled, siis peab ostma nagu, või ala mingi summa on vaata, et siia sisse üldse saada. Sest minust välismaal Hispaanias on siuksed kohad, kus sa pead maksma enne, et üldse sisse saada ja siis saad alles endale jooki osta. Ja mis on veel huvitav selle koha puhul on see, et siin on fotograaf koha peal olemas, et nad on isegi selle peale mõelnud. Seda pead ostma ikkagi. Selle pead ostma, näed, jälle maksab. Et iga asi, jah. Et neil on kõik lahendused sul probleemidele olemas, aga iga liigutus on nagu tasuline. Ja see on üliäge kiik ka. Kusjuures see on hästi popp jälle Instagramis või kuskil sellega retsid pilte tehtud. Aga jah, ja no näiteks tulime autost välja, siis tuli mingi vend vihmavarju hoidma. See oli nii väljas. Silver tuli autost välja, ta juba seisis. Hoidis mul vihmavarju, ma mul väljagi saanud. See oli päris pull, jah. Ja näiteks kui käid rannas ja oled rannatoolide peal, siis paned rätiku endale alla, siis tuleb vahepeal mingi vend, kes nagu ütleb, et kuule, ma kohendan su rätikut, umbes klopib sulle liivas puhtaks. Selle harjaga. Ja harjaga tõmbab tooli puhtaks, et pead jalad korra üles tõstma. Et siuke, ma ei tea, minul on vastik tunne, et keegi teeb nagu siukseid asju minu eest. See ütlesid nii mõnus. See on mõnus tunne, keegi nagu niimoodi hoolitseb su eest, aga samas on see nagu teisalt veits alandlik või selline rõve. Et ma ei tea. Aga noh, mis teha, meil on siuke. Stopp! Ahoi! Kuna kanep on Tais legaalne, siis peale populaarset Instagrami kohta leidsime mõnusa rege stiilis kanepibaari. Lähme vaatame sisse. On või? Tulad keegi palun? Ei tule. Kuhu me nüüd jõudnud oleme? Street Drunk Beach. Street Drunk Beach. Midagi sükst. Midagi erilist ei ole, aga... Ja idee peale. Teel paradiisiranda. Ja tegelikult on täitsa tore. Siin väga ei ole inimesi ka. Mõtlesime, et äkki siin ei tohi ujuda, aga samas 2 inimest ujuvad. Tegelikult on nagu täitsa ilus. Tundub, et see on kivine põhi vist, ma ei teagi. Ja kive on päris palju siin. Pakk. Jõudsimegi paradiisiranna sissepääsu juurde. Sissepääsu juures vaadati läbi ka mu seljakott, ega ma oma sööke ja jooke kaasa ei ole võtnud. Ja siis pidime ostma taksopileti, mis viib meid edasi ranna. Käisime üks aeg Nui Beachis, sest seal oli niimoodi, et pidi auto eest ka veel eraldi maksma. Et see viib läbi džungli ilmselt kuhugi randa, aga ma ei tea, küll on pole. Näed, meid oodatakse, me oleme auto peale ja siis meid viiakse sinna randa, nii et tuleb huvitav trip. Oleme kohal. Thank you
ขอบคุณค่ะ Hello สวัสดีค่ะ But when we want to go back up You go it's up free? you waiting yes Oh, yeah, it's free. ขอทิเก็ตตัวฟรีด้วยนะคะ Ah, Pilet. ค่ะ Thank you. rannas käimine teeb alati kõhu tühjaks, seega otsustasime, et nüüd on aeg võtta mõned kebaabid. Super maitsvad muideks. Saime kebaabid kätte, me võtsime kana juustukebaabid ja see maksis 100 kohalikku vist oli. See lõhnab täiega hästi. See on spicy. Jam-jam. No nii, me oleme nüüd jõudnud siis Caron Beachile. Su pea on jälle nii poolik, ma olen nii lühikene. Ja nüüd sulle. Aga siin oli mega ilus päikeseloojang, mida on natukene veel näha. Ja mega mustad pilved. Läheb kohe, ma arvan, tormiks jah. Siin nagu, kui tormiks läheb, siis kõik jääb hästi kiiresti. Mega palav on siuke umbne, lämmatab. Õhk üldse ei liigu. Aga auto on meil kuskil taga, nii et kui sadama hakkab, siis on natuke pahasti. Jep. Aga ei, muidu Caron on väga ilus koht. Ja nii vaadake sinna, kui ilus taevas. Ja nüüd vaadake siia teisele poole. Lihtsalt täiesti tume taevas. Päris super. Pineapple, milk fruit, mango, jackfruit, mango steam, rambutan, papaya, melon, guava, passion fruit. Me oleme jõudnud kuskile turule. Ja nüüd mõtlesime pannkooke. Ja jäätist. Ja süüa. Ja võib-olla veel midagi. Oleme siis enda kodukohas söömas. See on üks kõige odavam koht, mis praegu, mis meil leidnud olema. Ja ma võtsin patai nagu iga hommik. See maksis mingi 120 kohalikku. Ja ma võtsin seekord tomka ja kokonati. Ja tomka oli vist 150 ja kokonat on 40 või 35. Koka on vist mingi 30. Suht odav ja maitsev. Ja me sööme iga hommik erinevas putkas. Siin on nagu mingi 10 erinevat väikest samasugust putkat. Samas menüü on igal pool samasugune. Jah, aga erinevad inimesed teevad. Üks mees-naine on päris huvitav tegelane, kes askeldab seal iga päev. Ta on siuke, ma ei tea, mees või siis naine. Esimene hommiku me tulime, siis ta oli siukeste mega kõrgete kontsudega, sõitis rolleriga ja kleidiga. Täna ta on ka väga üles löödud punase kleidiga. Eile oli rohelise kleidiga. Siuke korralik nagu töönaine. Või siis töömees. No nii, ma sain nüüd oma suure patai kätte ja sain chillit ka ja ma panen kõik selle siia ära. Oih. No, oih. Natuke palju.
ja siis ma võtan siit. See on mu lemmik, ma panen seda igale poole. Sojakaste. Nom-nom. Ja siis ma võtan laimi. Tekistan selle ka siia sisse. Hästi kõvasti. Nii. Ja siis ma võtan pähklid siit kõrvalt. Selle ka siia peale. Nom-nom-nom. Igale poole. Natuke läks maha ka. See ei ole hullu. Siis kui sul on kõht nii tühi. Nüüd saab tõmmata niimoodi. Sul ei jää muud üle, et kokost süüa. Niimoodi. Siis nimeksid välja. On hea va? No jaa. Kõik see valmis. Nom-nom-nom-nom-nom. Thank you. Nom-nom. Minul on siis Tom ka. Näeb selline välja. Ja siuke mõnus värske näeb välja. Aga jah, viinu. Mõtlesin seeni ära pane seened sisse. Panime? Fucking jälle jah. Kõht täis, hea olla ja nüüd me oleme avastama ühte salajast randa, mille me leidsime nende pool juhuslikult, aga et sinna randa pääseda, siis pidi matkama läbi väikset džungli. Oh my ma loodan, God. et see rand on seda väärt ka. Mulle tundub, et see pööramise koht ei tule mitte kunagi. Ei tea jah, me varsti peaks vasakule minema, siis peaks nagu Tundus nagu üli väike maa. Kokkuvõttes oli rand väga ilus, kuid prügi leidis üpriski palju. Ma leidsin täna järjekordse koha, kuhu tulla TikTokist ja selle koha nimi on Mato Pua Cafe. Ja siin on mega ilusad need mingid rohelised, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, mis asjad Need on mingid lilled või mingid, ma ei tea jah. Ikka hästi fotogeeniline koht, siin kõik pildistavad ümberringi, päris palju rahvast. Ja et tegelikult on see jälle väga hästi disainitud turistilõks. Et kohe juhatatakse sind lauda ja pead midagi ostma ka, ega see ei ole niisama, et tuled filmid ära, lähed minema. Igal pool on sildid, et droone ei tohi lennutada. Et tegelikult kui ümber ringi vaadata, siis on siin igal pool turiste näha ja kõik teevad pilte. Popp koht. Ka meie hakkame kohe pilte tegema. No nii, me oleme siis jõudnud siia kuulsa budakuju juurde ja muideks see peaks olema maailma suurim budakuju. On tõesti päris suur, kui nüüd vaadata. Aga kas seda teadsid, et kust üldse budism alguse sai? Ei. No, budism sai alguses Indiast umbes 2500 aastat tagasi. Ja täna oleme siis siin Phuketil väga populaarse budakuju juures. Ja siin naistel peavad kõik mingid õlad ja jalad ja asjad peavad kaetud olema ja nüüd siin alguses tegelikult müüvad ka 100 pakki või on see õlakate. Et muidu see siis sisse ei saa, et nagu piletit ei ole, aga selle pead ikka ostma. Ehk siis mul vedas, sain autost mingi pluusi endale peale. Aga minu arust see nagu nii hull ei olegi, palju hullem on see, et siin ei tohi õlut ka juua. Nii et lähme käime kähku ära. Lähme. Trepiastmed on siin, ma ei tea, tegelikult väga palju ei olegi, ma mõtlesin, et on rohkem, aga üle 353 ütleb Google, ehk siis umbes täpselt, et vist üle ei hakka lugema, aga võiksid. Itsi praegu. Nagu Buda juurde tulekuga ikka on siuke asi, et samast trepist alla ei tohi minna, et toob halba õnne, siis alla minek on siin tee peal on meil veel ahvid, vaatame.
tulime nüüd jälle jalamassaaži. Päris hea mu jalamasinad. Mul ka. Sügelevad ka. See oli mingi nurgatagune koht ja kõige pullim oli see, et siin oli 3 kohta oli järjestikku, siis me võtsime 3. koha ja need trumpasid siis hinnaga üle. Ja siis nad ütlesid teisele, et kurat, me saime kliendid endale. Mul on väga hea tugevate kätega naine. Mul polegi ennega. Teil juba masseerib, mul pole midagi teha. กูจะเล่นไม่เล่นกูชุด โอเคเพื่ออะไรไม่ Paa? อันนี้มันไซส์เอสนะคือเล่นคือแก้ว่า Mul on tuidu silmas. Väga hea mõni on. Leo õlu, Jälle räägid. teist test. Sa oled siin iga päev 4 Väga korda. hea. ja selline oli meie vlogi teine episood. Kohtume juba järgmises episoodis. Kuhu me oleme täna jõudnud? Siin liikluses on päris hirmus olla.